No tere YouTube! Ma pole ammu midagi filminud ja tundub hetkel, et raudteega ei soosi väga seda filmi. Kütusevagunid on mööda lastud, teeme uue katse. Alustades siis algusest, kui ma ehitasin selle lillekasti siia, ma arvan umbes 1,5 aastat tagasi, siis ma jätsin teadlikult selle lillekasti ja maja seina vahele siukse ruumi, et siit oleks võimalik mugavalt läbi käia. Aga küllalt kiiresti selgus, et tegelikult seda ruumi on jube hea kasutada selle jaoks, et siin hoiustada aia tööriistu ja lillepotte ja kõiki asju, mida on aias kogu aeg vaja. Ja lisaks siis on mul siin 2 sellist vahvat bensumootoriga sõpra, muruniiduk ja trimmer, kes mõlemad vajavad talvekorterit. Minu eesmärk seda varjualast ehitades oli seda teha võimalikult soodsalt. Ma panin omale hinnatargeti 100 eurot ja ma tegelikult arvasin, et ma saan isegi hakkama võib-olla 0 euroga, sest mul enamus materjali olemas. Ja materjal oli mul olemas sellepärast, et see majatagune aed, mida ma teile ennist näitasin, kus meil rong mööda sõidab, on vale koha peal ja see tuli niikuinii ära lammutada. Kui ma olin need postid siia püsti ära pannud, siis ma avastasin, et muruniiduk on laiem, kui ma tahaks ja ta ei mahuks mitte sisse, kui mul see post tuleks sirgelt ülevalt alla. Ja seda posti ma ei saanud ka väljapoole tuua, sest siis ta läheb ju vihmaverenni sisse, nii et mis ma tegin, ma lõikasin siit alt jupi ära ja tegin siia sellise 2 astmega väikse lisapikenduse, väljapoole jääb siuke kena astmelaud või aknalaud või lillepottide hoidja ja niimoodi mahub see niiduk siia sisse ära. Et kuna see kuur on siuke pikk ja sügav, siis tegelikult on sealt ülihalb asju kätte saada, kui sa otsast pead sisse minema. Nii et ma otsustasin, et selle asemel, et teha siuke klassikaline sisse mindav ehitis, ma teen siia sellesse seina hoopis siukse kapi moodi lahenduse. Ehk ma panen sinna niiduke kohale riiulid ja teen sinna väljast avatavad uksed. Nii et selle jaoks, et midagi sealt kätte saada, ei pea sinna sügavasse kitsasse urgu ronima. Nüüd ma pean välja mõtlema, kui suured mul need kapi uksed tulevad. Ma arvestan lihtsalt sellega, et ma vaatan kuskile siiamaani ulatan käega asju panema, nii et kui viimane riiul tuleb kuskile siia ja siit võib-olla veel 3 lauda ülesse, siis mul tuleb see kapi ukse kõrgus sinna. Nüüd ma ehitan materjali jääkidest omale sellised kiired värvimise abivahendid ja laotan oma lauajupid siia peale. Müts maha minu poolt kõigi inimeste ees, kes leiba teenivad värvimisega. See on nagu kohutavalt raske ja ebameeldiv töö mu meelest. Või isegi mitte nii väga ebameeldiv, aga lihtsalt see tulemus, mis ma enda arust hullu pusimise järel saavutan ja vasta kunagi mu ootustele. Igatahes värvitus nad said, ma jätan nad siia kuivama ja nüüd ma saan midagi huvitavamat vahepeal teha. Et nagu ma ennist mainisin, mul tulevad siia need uksed, eks. Uksed ma kinnitan tavaliste latthingedega. Ja nüüd selleks, et mul see mõlema poole ukse kõrgus oleks sama või distants sellest kuuri seinast, siis mul on vaja siia ka samasugused pisikesed lauajupid tekitada. Selja taga raudtee peale on küll täna nagu eriti tihe liiklus. Meil on siin üldiselt niimoodi, et rong käib võib-olla korra nädalas, vahel 2 ja siis enamasti selle päeva ta käib mingi 4-5 nädalast tagasi. Üllatavalt äraharjud oleme, aga nüüd just täna, kui ma filmida tahaks, siis tegin veits tagasi. Väike tipp ka siia juurde järkamissae peal täpsete lõigete tegemiseks on see, et esiteks, kui ma kasutan oma olemasolevat detaili selle pikkuse märkimiseks, ma panen siit ühe poolt tasa, teise poole tõmban pliiatsiga triibu ja siis ma pean arvestama sellega, et see triip on mul väljaspool seda vajalikku mõõtu, ehk ma pean seda triibu maha lõikama. Ja nüüd, kui ma lõikama hakkan, siis on tähtis ka seda jälgida, et kettal on oma lõike paksus, nii et kui ma lõikan näiteks niimoodi siit triibu pealt, siis ma tegelikult kaotan, ma ütleks umbes pool kette paksust, umbes 1 millimeetri. Nii et ma pean selle detaili sättima nüüd niimoodi, et see saeketta hambad lõikavad selle kõige välimise serva pealt mööda triipu. Niimoodi jääb meil siia täpselt see 100 milli. Lauavahet ma sättisin selle sama materjali jäägiga, see on 18 lai, mulle tundus see 18 on täpselt paras lauavahe. Õnneks vaatamata ilmateatel on päike ikkagi väljas, nii et värv kuivas jube kiiresti. Nii et ma saan praegu ettevaatlikult tehes juba värskelt värvitud detailid seina ära panna, nii et ma ronin üles ja sama selle klotsi meetodiga rihin kuni ülemise ääreni välja need pikad lauad ka paika, nii et mul jääb välisseinast ainult see ukse auk praegu lahti.
ma näitan korra siit lähemalt ka neid pikkasid laudu pannes. Üksinda tehes on need vaheklotse 3 korraga vahele panna ei saa, siis ma teen niimoodi, et ma panen otsa enam-vähem tasa. Panen siia keskele klotsi 1 kruviga kinni ja nüüd kuna siin on keskel ainult 1 kruvi, siis ma saan seda lauda vastavalt siis vajadusel ühelt või teiselt poolt keerata. Niimoodi, et ta ei kuku mul alla, aga ma saan nüüd panna mõlemasse otsa vaheklotsid ära ja siis alles kinni lasta. Ja niimoodi siis kõik lauad kuni ülesse välja. Vaatamata väiksele tagasilöögile ma sain need lauad ikkagi ülesse. Abikaasa tooramas appi vahepeal kuuldas, et ma kõva häälega türa ütlesin. Kõige enam siis kartsime taimede pärast ja naastus mina ka. Ukselehena ma kasutan 12 vineeri. See ukseleht on mul 600x930, mis on väiksem kui pool seda aknaauku, aga teadlikult ma teen selle pealmise laudise natuke üle sellest ukselehest endast. Selle ukse laius tuleb mul 650 ja kuna mul on nüüd väga palju selliseid korduvaid lõikeid vaja teha, siis ma panin omale siia piiraja ette 650 peale ja ma saan järjest piiraja abil need tükid kiiresti valmis lõigata. Ja ukse kinnitamiseks kasutan mingisuguseid selliseid hingesid, mis tulid depost alla eurotükk. See uks sai päris raske, nii ma ei ole super kindel, et ta tegelikult nende hingede peal väga hästi käima hakkab, aga ma saan kohe teada. Kuna mul alumine serv on lauaga tasa, siis mulle tundub, et kui ma teen omale siia sellise abivahendi, siis äkki see uks istub isegi päris hästi ette. Hea uudis on see, et vaatamata väikestele viperustele ma sain ukse ette ja ta liigub väga hästi. Kehvem lugu on see, et mul on kuskilt nihe tekkinud ja need lauavahed on jumala paigast ära. Ehk siis, mis ma nüüd teha saan, on see, et ma teen teise poole ukse ka valmis. Ei pane sinna lauda üldse külge. Võtan selle esimese ukse küljes ka lauad ära ja siis joondan need lauad juba kõik korraga, kasutades neid siin otsas olevaid ja seal otsas olevaid laudu siis sirge joonena ja proovin selle nii ära teha. Nii, kuna mul teise ukse jaoks sobivas mõõdus vineeri kohe võtta ei ole, siis ma kasutan oma ustavat lattsaagi ja lõikan teise tükiga välja. Latiga saagides selles mõttes on jube mugav, et piisab, kui sul on 2 märget, mis ma enne vana ukse järgi siia peale tegin. Paned aga oma saelatti nende märkide järgi paika ja lõikad. Ja iga kord tuleb sirge ja lõige, mis on täpselt nii hea, kui täpselt see märkida suudad. Seda puhku nüüd selle teise uksega ma siis olen nii palju targem, et ma panen paika ainult kõige alumise ja kõige ülemise laua, mille mõõdud ma saan vana ukse pealt ja siis ma panen ta juba ette. Kuna need hinged ei ole reguleeritavad, siis tuleb esimese katsega saada sirgelt ette. Tähelepanelikum vaataja ilmselt märkab, et mul ei lähe uksed omavahel kokku, et siia vahele jääb vahe. Ja ma tegin seda täitsa teadlikult, sest ma kartsin, et kui ma need uksed teen nii pikad, siis on nendega jube tüütu opereerida. Nii ma siia vahele teen veel ühe sellise kinnise seina osa. Ning selleks seda teha, ma panen siia keskele 2 sellist püstist tuge, mis ühtlasi hakkavad mul ka seda ust toperdama. Ning siia külge ma panen siis veel lisaks laudise. Nii et see sein saab siuke suht jupitatud, aga ma usun, et kui lauad ilusti sirgelt jooksevad, siis visuaalselt jääb päris okei. Vist akutrell ja mõõdulint on kogu aeg kadunud, kui midagi ehitad. Ülitüütu. Hommikul välja tulin ja vaatasin seda, mis ma korda olin saatnud, siis tegelikult ma ei ole rahul. Tegelikult on ikka need vahed on ebavõrdsed. Siin on mingi nihe. Siit poolt vaadates samamoodi tegelikult ei ole nagu nii hea, kui võiks olla. Ehk siis ma otsustasin, et ma teen uuesti. Ma panen need lauad siia ukse peale praegu ära ning seejärel ma lõikan selle ukse kitsamaks. Kõik ühes tükis niimoodi saama selle lõikejoone sirgeks. Ma nüüd sättisin need vahed omal siin paika. Sai nagu oluliselt parem ja ühtlasem. Siin all on küll natuke liiga väiksed praegu, ma vaatan. Ülejäänud on nagu enam-vähem. Ja mis ma nüüd veel pean tegema? Mul see ukse sisekülg on vineerist, eks? Ja mul tegelikult sinna üles tuleb veel väike pikendus ka teha. Ta on küll hetkel päris sirge, üllatavalt sirge, aga ma kardan, et ta tõmbab ikkagi ajaga siin niiskuse käes kõveraks ära ja siis mul see uks ei istu enam.
nii et ma võtsin ühe jupi 18 vineeri, mis mul on. Ma lõikan siit 50 milli laiad ribad ja ma kruvin need sinna taha püsti pidi, et siis see paindumine toimuks risti vineeri kiudu. Kõlan küll nagu katkine plaat juba, aga need ühe käe pitskruvid on täiesti asendamatu abimees midagi üksinda ehitades. No ei oleks võimalik kahe käega kõiki asju valmis teha, nii et see on ülisuureks abiks. Ja nüüd siis polegi muud, ma lasen siit väiksed augud ette, mille kaudu ma kinnitan, kuna see vineer, eriti veel kui lasta nagu pikki seda kiudu või kihti, kipub katki minema ja mitte väga hästi kruvi otsa sisse võtma, nii et noh, puurin kõigepealt ette ja siis lasen roostevabade kruvidega selle siia kinni ja loodetavasti ta mul püsib siis sirge ka ja ma saan siia külge kinnitada nüüd ülemised lauad ka ära kohe. Kuna ma super rahul ei ole sellega, et need otsad on kõik ikkagi millimeeter siia-sinna nihkes ja kui ma siia lihtsalt mingid tükid vahele panen, siis ta jääb veits siuke ebakorrektne. Nii et ma võtan nüüd noodi, märgin siia peale sirge joone ja lõikan need uksed siin põrandal latsae peal paika ja panen ette tagasi. Ja nüüd, kuna mul on tähtis teha puhas lõige, kuna see jääb siis nii-öelda nähtavale kohale, siis ma vahetan välja saeketta. Ma võtsin sealt välja 24 hambaga ketta ja panen asemele 48 hambaga oluliselt tihedama ketta. Tihedama ketta miinus on see, et ta lõikab aeglaselt, sest hambad on väikesed, aga jällegi tulemus on nagu hoopis midagi muud selle kettaga. Ma olen lõiganud ka seda melamiinplaati ja lamineeritud vineeri ja nii kaua, kui see ketas on terav ja temaga ei ole lõigatud naela ega kruvi sisse, siis ta lõikab ülipuhtalt. Lõikasin siia vahel need tükid ka valmis. Ma kardan nüüd see äkki veits liiga täpne. Eks ma pean vaatama, kuidas ta niiskuse ja päikesega paisuma hakkab. Võib-olla pean nõks maha lihvima neid otsi, aga igatahes ma olen rahul hetkel. Ma panen ülevalt need viimased 3 juppi käre sinna auku, siis on see sein kinni ja siis saab hakata sees ehitama. Ma pean nüüd ära vedama elektri, sest kui ma siia panen riiulit sisse, siis ma pärast siin enam ei mahu toimetama. Mul on siin hetkel üks pistikupesa, mis on tegelikult mõeldud mururoboti jaoks, aga kuna mururobotina vahetasime mõni aeg tagasi juba tavalise bensuniiduki vastu, ma räägin sellest eraldi, miks ma seda tegin, siis ma likvideerin selle pistiku siit ära ja vean natuke edasi sinna teise kuuri otsa. Nii, ja nüüd mul on vaja selle juhtmega jõuda siit harudoosist kuni sinna terrassi otsani. Ja selle jaoks, et seda juhet vedada, mul on siin siuke kaablikõri jääk. Ma mõõdan sellega ära, kui pikka mul seda vaja on. Lõikan selle kaablikõri parajaks ja siis topin juba kaabli sisse. Ja ega siin nüüd muud midagi eriti ei olegi. Puhastan selle kaabli ära. Ülihea tööriist selle jaoks on see kaablikõri nuga. Ja nüüd juba topin selle kaabli siit läbi. Et kuuris pimedatel õhtutel ikka ka valge oleks, siis ma ostsin sellise valgusti omale. Nüüd ma ühendan siis ära, et oleks valgem tööd teha edasi. Väljas on juba pime. Juhtme tõesin klemliistu alla, tihend on paigas, see uuglamber on paigas, nüüd pole muud kui see gaas panna peale ja vaadata, et siin see kaane all olev tihend jääks ilusti paika ja et ükski juhe ei jääks siia vahele. Mul oli see valgusti ausalt plaanitud siia lakke, et oleks sarnased neile teistele siin tuulekasti valgustitele, aga Kati arvas, et laetuli on ääretult kõle, nii et ma panen ta hoopis siia, niimoodi. Tuli süttis ja ma arvan, tänaseks siinkohal lõpetan. Kell on juba 9:30, ma nüüd korjan tööriistad õue pealt kokku vähemalt. Uus päev, viimane puhkuse päev tegelikult, või okei, homme on ka veel puhkus, aga homme lõpus vihma. Ja mu endale seatud target oli see, et ma saan selle putka valmis enne, kui puhkus läbi saab. Vähemalt nii palju, et sisse saaks kolida. Nii et tänane õhtu siis möödub riiulit paigaldades. Ja riiulitega mul tegelikult kõige suurem probleem on see, et see maja sein, mis siin üks putka sein on EPS, mis on omakorda siis krohvitud, mille taga on küll Fibo, aga see Fibo on väga kaugel. Aga ma leidsin sellised tüüblid, mida müüdi depos, mingisugune 2 € oli pakk.
ja need on väidetavalt spetsiaalsed EPS-i jaoks mõeldud tüüblid ja nad peaks kandma 5 kilo tüübli kohta, mis ei ole väga palju, aga kuna mul see riiulikandur toetab otsaga maha ka, siis ma arvan, et sellest täitsa piisab. Nii et kruvi pea tõmbas täitsa puidu sisse. Kas ma siin ise rippuda julgeks? Kindlasti mitte. Aga ma arvan, et sellise koha peal ma panen ülevalt veel nurgaga ja alt pole peagi panema kinni. Ma muidu siinpool panin alt hästi koledalt vinklid kivide vahele. Ma panin paika siis vahepeal need püstised postid viimased, nagu te materjali valikust näete, ja nagu ma ka eelnevalt ütlesin, siis tegemist on jääkidest ehitatud hoonega, nii et suht iga bruss ja laud on erinev, aga ma arvan, et kuna enamus neist jääb peitu, siis see väga lõpptulemust ei mõjuta. Ma nüüd olen siis nii kaugel, et ma panen ära riiulikandurid, nendeks ma pidin tõepoolest materjali ostma, valisin depost 21x30, ma arvan, on see hööveldatud väikse laua mõõt. Siia said need 21x30 kandurid ja siia peale ma tegin terrassi lauast plaadid. Kuur kui selline on nüüd iseenesest valmis. Nagu ma ka eile mainisin ilmselt, siis uksed tulevad täiesti eraldi projekti, eraldi videona. Üks uks tuleb siia alla ja teine uks tuleb veel sinna ülesse, sellepärast et sealt ülevalt peab ka asjadele ligi pääsema. Veel enne, kui ma nüüd selle lõppenuks loen selleks korraks, siis mul on vaja siia sisse veel üks asi ehitada. Siis ma tahaks, et ma saaks oma rehad ja labided asjad siia kuidagi rippuma panna, et ruumi kokku hoida, ei peaks need põrandal vedelema. Ja selle jaoks ma lõikan siia kõigepealt ühe brussijuppi, mis täpselt siia kahe selle posti vahel ära mahub. Ja kuna mul siin nurgas jookseb see juhe, siis ma pean sinna brussile arvestama ka väikse sisselõike, et mul see juhe sinna brussi taha ära mahuks. Nii et ma teen sellega kohe ära. Selleks, et seda teha, on järkamissael niisugune hea funktsioon. Siin on selline piirik. Kui sa siit ette nihutada, siis piirab siin see kruvi või poldi ots selle saekäigu ära, niimoodi, et see saag ei liigu allapoole, ta ei lõika läbi, et ta lõikab just täpselt selle sügavuse peale, mis need seadistatud on. Ja siis sellega ma saan lõigata siit otsast sellised kettalaiused lõiked. Ja niimoodi jupitades saabki lõigata täpselt sobiva kujuga hamba, kas siis brussi otsa või keskele, et teha mingeid erinevaid liited või mida iganes parasjagu vaja on. Ma oleks võinud selle brussi kinnitada lihtsalt otstades kruvidega, kuna siin erilist raskust peale ei tule. Aga kuna mul on selle jaoks üks vägev komplekt, siis ma mõtlesin, ma teen sellega, näitan teile ka. Tegemist on siis Wolfcrafti Undercover Jigiga. Ja mida see endast kujutab, siin on igasugu juppe, aga tegelikult kõige tähtsam osa sellest komplektist on selline rakis. Ja selle rakisega saab siis teha seda, et see pannakse niimoodi puidutüki peale ja siis on selline spetsiaalne astmeline puur, mis läheb siit rakise otsast sisse ja puurib siia sellised nagu poolviltused avad. Nüüd saab siit otse läbi selle diagonaalis puuritud augu panna sisse kruvi ja lasta selle sükse spetsiaalse pika trelliotsikuga kinni. Eks siin saab igaüks lasta oma kujutlusvõimel lennata, kuidas ta täpselt neid asju kinnitab. Mina lasin lihtsalt mõned kruvid sinna brussi sisse ja panin asjad rippuma. Siinkohal võtaks selleks korraks ehitamise video kokku. Thanks, et vaatasid. Kui jäi midagi ebaselgeks, tekkis küsimusi, võta julgelt ühendust, kirjuta kommentaaridesse. Vastan alati kõigile. Ja kohtume järgmises videos. Tšau!